olen praegu Viru rabas. Eks tänapäeval on kerge ja lihtne rabas käia. Igal pool on ilusad laudteed. Aga vanasti ega inimesed niisama rabas ei käinud. Ja ma räägin teile ühe loo, mida tuntakse nii Ida-Inglismaal Lincolnshire'is kui ka Põhja-Prantsusmaal. Ja see lugu juhtus täpselt samasuguses rabas nagu see siin. Kunagi ammu rääkisid inimesed, et rabades elasid hirmsad, ohtlikud, torkivad ja limased olendid. Nad elasid soo sügavas põhjapimeduses ning lohistasid ära eksinud rändureid rappa. Aga siis, kui kuu paistis, siis ei olnud enam nii hirmus. Ju siis kartsid need hirmsad, ohtlikud, torkivad ja limased olendid kuud ja roomasid kändude alla peitu, kohe kui nad märkasid hõbedast kuuvalgust. Aga siis, kui kuud ei olnud, kui öö oli pime, siis roomasid igalt poolt välja need hirmsad, ohtlikud, torkivad ja limased olendid ning ajasid hirmunahka kõigile, kes sealt mööda kõndisid. Palju inimesi, kes pimedal öösel rappa sattusid, ei tulnud sealt enam kunagi tagasi. Sellest sai teada ka kuu. Ja kuu otsustas, et tema tuleb nüüd ise maa peale alla, selleks, et vaadata, mis seal all rabades pimedatel öödel toimub. Aga kuidas seda teha? Kuidas minna pimedusesse või kuidas näha pimedus siis, kui sina oled särav, puhas valgus ise? Ja selle jaoks pani kuu selga raske ja pika mustast sametist keebi, mis varjas tema hõbedase valguse. Kuu pani pähe kapuutsi selleks, et katta oma hõbedase juukseid ja nägu. Ja nii laskus kuu taevast alla. Kell, kõll, kell, kõll, kell, kõll, kell, kõll. Kuu ei ole kunagi varem näinud sellist pimedust, aga samas ei näinud ta ka mingeid hirmsaid olendeid. Ja siis jõudis kuu ühe lauka äärde ja tahtis vett katsuda, kuid ta libastus ja kukkus sulpsti otse vette. Kuu ehmus ja kohe ta nägi, kuidas igalt poolt hakkasid tema poole roomama need hirmsad, ohtlikud, torkivad ja limased olendid. Ja mida suuremat hirmu kuu tundis, seda rohkem oli neid vastikuid olendeid. Ja siis kuulis kuu järsku kaugelt inimhäält. Appi! Olen ära eksinud! Kus on Rado? Ja kuigi kuu oli ise suures hädas, tahtis ta aidata seda rappa ära eksinud meest. Ühe hooga tiris kuu peast kapuutsi ära ja tema näo ja juustes särav puhas valgus helendas üle kogu raba. Ja need vastnikud olendid kadusid ära. Mees nägi küll mingit valgust seal lauka ääres, aga ta kartis minna vaatama, mis seal on. Mees nägi teed ja jooksis otse koju ning varsti kaduski silmapiirilt. Aga kuu võitles meeleheitlikult teda enda rüüpe neelava laukaga. Ja koos kuuga kadus sinna vette ka tema hõbedane valgus. Pimedus koondus järve ümber ja koos selle pimedusega ka need hirmsad, ohtlikud, torkivad ja limased olendid. Nad katsid lauka paksu rohu, mätahunnikute ja oksaraagudega kinni selleks, et kuu enam kunagi sealt välja ei saaks. Ja lauka põhjas lamas kuu ning polnud kedagi, kes oleks saanud teda aidata. Sellest ajast peale olid kõik ööd järjest pimedad. Kuu ei ilmunud enam taevasse tagasi ja inimesed hakkasid muretsema, et kus on kuu, mis toimub. Aga keegi ei teadnud. Ja ühel pimedal õhtul ilmus järsku üks kohalik mees, kes hakkas kutsuma inimesi endaga kaasa rappa. Nüüd kord olen rappa ära eksides näinud seal lauka ääres helendavat valgust, mis aitas mul koju jõuda. Ehk see oligi meie kuu. Lähme vaatame. Aga keegi ei tahtnud temaga kaasa minna. Pimedusesse, rappa öösel, ei, seal on ju need hirmsad, ohtlikud, torkivad ja limased olendid.
vaid käputäis uljaspäiseid mehi olid nõus temaga minema. Nad võtsid tõrvikud kaasa ja läksid. Tõrvikute valguses ei näinud mehed mingeid hirmsaid olendeid, aga nad märkasid hõbedast valgust sealt lauka ääres, ühe kinni kasvanud lauka seest ja mehed rookisid lauka pinna puhtaks ja vaatasid vette ning nad nägid, et neile vastu vaatab hõbedane, särav kuu nägu. Kuu võttis seljast oma raske mantli, oma keebi ja nüüd ta säras nii, et mehed olid korraks pimestutud. Ja järgmisel hetkel kuu paistis juba taevas ning naeratas meestele tänulikult. Sellest ajast peale ei ole kuu kordagi proovinud alla maa peale tulla ega vaadata pimedusesse ilma oma valguseta. Ja nii lõpeb see lugu sellest, kuidas inimesed aitasid kuu rabast välja. Ja nii lõppasid ka kõik lood nendest hirmsatest, ohtlikest, torkivatest ja limastest olenditest, kes rabas elasid, sest need osutusid vaid meie endi hirmudeks.